Eurozoniks Mihhail Tšernov, laul number 1, Eurozoniks Mihhail Tšernov. Võistlejatele sooviks kindlasti edukat päeva ja meeleolukat võistlust. Tundub, et eelmine aasta läks see turniir nii hästi, et pidi see aasta uuesti tegema. Kas oli nõudlus turniiri järele? Jaa, nõudlus turniiri järele oli väga suur. Tegelikult mu mõtted olid ka selle juures, et võiks ikkagi seda teha traditsiooniliseks. Ja nagu see aasta mulle andis järjekordselt kinnitust, et see on üks Eesti populaarsemaid võistluseid. Ma ei julge küll veel hetkeseisuga öelda, aga tõenäoliselt ma võin öelda, et selle aasta kõige suurema osavõtja arvuga võistlus. Ja muidugi ma ei saa jätta mainimata neid toredaid toetajaid, keda sellel aastal on väga palju ja ma pean ütlema suur au ja kiitus neile, et nad on võtnud endale vaevaks sellist ala nagu lauatennis toetada, et ma olen väga-väga tänulik neile selle üle. Mis siis tänaseid võitjaid ootab auhinnakapis? Issand, see auhinnakapp on tõesti fantastiline, et ma loodan, et ma ühelegi toetajale liiga ei tee, et fantastilisi üllatuse tegi meile Naruto, kes paneb välja omalt poolt meeste esikohale suitsuahju, autosõit, mis on parem juuniorile kui 500-eurone kinkekaart alustamaks tema autojuhilubade retke. Siis siin on fantastilised auhinnad Moah kohvikult Nikolai Lehtlalt, kes kutsuvad enda juurde restorani nautima suurepärast toitu, preemia oma suurepäraste jäätistega, Ranna Rootsi suurepärased suveks valmis grilltooted, palju kosmeetikatooteid on meil kindlasti. Minu seljas Karma, kes paneb välja selle suurepärase kimono naiste esikohale, mille väärtus on väga-väga kõrge. Ja ma veel kord tahaks tänada kõiki toetajaid, sest tänu teile on see rahvas täna siin saalis. Ma näen, et see võistlus toimib, seda kinnitab mulle selle aastane osalejate arv. Ta on omaette fenomen, sest Hiiumaale sa ei tule nagu lihtsalt, et hommikul tuled, õhtul sõidad, kuigi osad mängijad tulevad ka nii, sest tegelikult suur hulk, ma arvan, ligi 90 mängijat jääb siia ka ööseks, jääb seda muud melu ka nautima. Et ma arvan, et see oleks väga äge traditsioon, mida võiks jätkata ja tuleks jätkata, sest Hiiumaal on ju selline fantastiline saal, et ma ütlen ausalt, et ma ei tea, kas Eestimaal on veel olemas nii ägedat saali, nii ägedat kollektiivi, nagu siin Hiiumaa spordikeskuses on. Ma ütlen ausalt, ma ei ole veel kohanud, et suured tänud ka Hiiumaa spordikeskusele, kes meid nii heade soovide ja hea teenindusega vastu võtab, et siia on nagu lausa lust sõita.
mulle meeldib, et seda saab põhimõtteliselt igal pool, kus on laud, toksida nagu. It's a very good sport for reaction and you move a lot and you can play from 7 years till, I don't know, 90. No minu meelest on selline mäng, mida võib mängida lõputult. Mulle ka veel meeldib, et mu isa ka aitab mind. Lauatennis arendab inimesele kiirust, vastupidavust ja julgust. Lauatennis minu arvates arendab nagu väga palju erinevaid nagu pooli inimesest, nii nagu vaimset poolt, nii füüsilist poolt, reaktsiooni, vastupidavust, et see teeb selle mängu nagu huvitavaks, tal hästi palju külgi.